suvemähis läks nii nagu ta läks seal, aga nüüd me oleme tagasi. Tere tulemast. Tagasi. Jube hea, 3. season. Nii, me hakkame vist jõudma 25 tunni peoni kohe. Räägime siis selle kontseptsiooni läbi. Jälle, milles pidu toimub. Oli minu 25. sünnipäev siis. Mul tuli aprillis idee, et teeks mingi laheda peo. Ja ühtegi säravat ideed ei tulnud peale selle, et teha 25 tunni pidu. Väga kõva idee. Ehk siis iga tund, mida sa vastu pead, selle eest, see on nagu mäng, et mida kauem sa vastu pead, seda rohkem sa saad punkte. Tegime tiimid, sa kogud tiimile punkte, sa kogud individuaalselt punkte. Iga tund oli mingi tegevus, mille pealt sa said punkte teenida. Kõik 25 tundi olid tegelikult sisustatud. Öösel veits olid nagu, läks natuke nihkesse, sest et inimesed ikkagi otsustasid, et nad tahavad rohkem lõbutseda kui viktoriini teha. Aga samas oleks olnud vähe kainemad ja no point oli selles, et see on maraton, mitte sprint. Sa oleks võinud seda varem öelda mulle. Ma ütlesin seda kõigile, okay. Keegi ei kuulanud mind. Ja kõik hakkasid jooma ikka, nagu eestlased joovad piludel reede õhtul suvel. Ja mina olin vist ainuke, kes ära tegi. Spoiler alert. Nagu 25 tundi. Remo ei olnud või? Ei, ta magas jah. Ta magas päeval. Remo oli väga tubli. Ma olin kindel, me Remoga teeme ära. Me olime öö vastu pidanud, mis oli kõige raskem ülesanne oligi siis see podcast, mida me kohe hakkame kuulama ja kommenteerima sinna peale, mida me Remoga salvestasime, sest kõik teised läksid magama. Te olite kahekesi üleval toetki? Jah. Mis kell see oli? Podcast oli kell 7. Kõva. Aga podcast oli kõige keerulisem ülesanne. Vist oli podcast kell 7 või kell 6, ma täpselt ei mäleta. Ei, kell 6 vist. Issand mõtle. Ei, kell 7, sest see on laupäeva hommiku podcast. Õige see oli. Ja on 7, kell on laupäeva hommik, kell on 7. Seda saate kohe kuulda. See pidi live olema ju. Mõtle, kui kurb oleks, kui me oleks kahekesi seal rääkinud ja Remo oleks ainult publikus. Aga see oleks jumala põnev olnud, aga samas veel raskem Remole. Ma arvan, ma oleks ta oleks tulnud ka. Kolmekesti saanud teha äkki. Sest Remo kärris seda ja ma lihtsalt mul hakkas nagu, ma olin 9 hommikul juba üleval, vaata. Ja preppin peoks ka nagu täiega nagu päev läbi tõmmelnud. Remo on väga lahe jutuga ka, et meil tegelikult tulid väga asjalikud teemad sealt, aga ma lihtsalt ei suutnud kaasa rääkida. Nagu. See oli esimene kord, kui mina ei suutnud jutustada podcastis. Aga panen peale või? Ma ei ole ka kuulnud seda. Pohmakaid. See on nüüd Remo. Maasikaid. Algus juba. Ja 12 kajakat. See on juba mehis. See vaade oli ka ilus. Päike tõusis. Kujutate suve hommik. Fucking perfektne ilm. Oi. Nii. Nüüd on tõesti laupäeva hommik. On päriselt laupäeva hommik. Kell on 7. Su hääl on väga väsin. 7:21 on juba. Nii kaua. Ma teen maratoni. On minu 25. sünnipäeva 25 tunni peo 12. tund kell 7 hakkas eile õhtul ja kes tavapärast on kuulanud seda, siis teab, et mul on siin kaaslaseks üks teine härra, aga kuna too härra, kes väga enesekindlalt tuli peole, on läinud hoopis magama. Ma sain shoutout'i Ajumehis episoodis. Enda saate shoutout. Jaa. Ma olen võtnud endale selle podcasti kaaslaseks hoopis ühe teise tüübi, kelle nimi on Remo ja kes on suutnud üleval püsida koos minuga ja meil läheb 12. tund. Tere hommikust. Kuidas sa ennast tunned, Remo? Tunnen väga hea, tuul puhub näkku ja vaata, keera seda teist nood. Klassik, vaata. Aga meie oleme siin, naudime päikese tõusu. Päike on juba üsna kõrgel, juba mitu tundi. Remoga koristasime platsi puhtaks. Suht okei oli ja kanad ka juba. Ja vutid. Vutid juba kiresid. Vutikuked juba kirevad. Kanad on ammu ära kirenud, nad on juba seal enda kanad ei kiregi hoovi peal söövad jääke, mis me neile viskasime. Panin paar laimiviilu. Laim rummiga. Panin paar apelsiniviilu. Viin apelsiniga.
ja mingit krõpsu viskasime ka vist neile. kartulikrõps veega. Meie Remoga tegime endale hommikusöögiks grillviinereid. Jaa, Rakvere pereviiner, nad sponsored. kuigi see väiks. oli korralik. Sa pead rohkem mikri sisse rääkima. Hapukoorega, Mitte nii palju. hapukoorega viiner oli. õige hea. Ja. Mitu subscriberit meil on praegu ja mitu meil täna ära kukub? et ammu koha täielikult tulevad. kuule mingi lennuki häält kuskilt üli tagant. Ülikaudu mingi lennuki hääl praegu. Põhimõtteliselt kõik, kes lennukid näevad, võivad nagu like'i panna täna. ta on ülihea ka selles. kuule äkki hakkangi Remoga tegema. äkki jah. ma arvan, see on mingisugune Türgi-Bulgaaria reis. What the fuck. Türgist lendab Bulgaariasse või? Nojah. või noh. Kui veider. Türgi-Bulgaaria reis, see oleks, seda me isegi näeks, see oleks nii lühike. See peaks olema mingi Helsingi-Türgi lend. Helsingi-Türgi või mingi Stockholm-Türgi. Siis me kuuleks seda. sellest saab ka klipi nii, ka. ütleme, et sinule Ma olin väiksena hästi palju Soomes ja seal oligi see, et kas olid muumid või oli vormel. 2 valikut. ja siis enam ei saanud kuradi seda täitsa putsis silmad avakina. täiesti lambine asi lihtsalt, mille pärast nagu jaa, nagu lause jäigi lõpetamata. mäletad, kui Robin käis ja kõik. nagu oleks magama jäänud. peavad kõik laused pooleli. nii, ma tean, et põiepausi räägi mingi lahe lugu nii kaua. davai, ma võtan vett ka natuke vahele ja annan koerale ka ühe mõnusa ampsaka. tule siia, koer. on täiesti suvaline asi, aga Saaremaal on ju nii, et kui sul on enda kaevuvesi ja see on nagu approved puhas kaevuvesi, siis seda juua. see on tõeline blessing lihtsalt. Tallinnas on see, et teed kraani lahti ja siis sul tuleb siuke basseini hais tuleb tuppa lihtsalt. sa ei saa mitte kuhugi peita ka seda. on ju. ja kui seda vett jood, siis sul on see lõhn on päev otsa ninas. aga siin jood kaevust lihtsalt põhimõtteliselt lõpmatuseni vett, no sa võid juua 17 ämbritäit vett. ja ülipuhas ka. ja täiesti puhas, lõhna ei ole, maitset ei ole, kvaliteet on lihtsalt ülihea ja vesi on jahe. alati on jahe, sest see tuleb maa seest. oh jah, tõmbame siis podcasti otsad kokku, lähme vanni või? meil on siin tünnisaun, puuded kütame. see on praegu, ma arvan, ideaalsest temperatuurist. päris hea süsteem on. enne, ma pakun see tipptemperatuur võis olla mingi 46 kraadi, see oli ikka. oli küll. aga see nii termomeeter näitas on 40. see oli termomeeter maksis seal mingi 40 kohal ära, rohkem ei näitanud. 36 on nagu jahe, 39, 40 on siuke paras. üle selle on juba liiga kuum. jep. aga siin on jälle see värk, et maa seest tuleb vesi ja saad kogu aeg lihtsalt jahedat juurde panna. Tallinnas ei maksad. ja saad ise juua seda. vesi on tasuta siin. jah. ja kloori maitset ka pole. jumala hea puhas vesi. aitäh, et kuulasite. jah. aitäh. täna ma ei suudaks kunagi hommikuprogrammi teha, kui ma oleks mingi öö läbi pidutsenud. vahest on ikka hea pidu ka, noh. no on. aga siin ongi see, et see ei ole sprint, see on maraton. maraton. pool on veel. Vau, ja see oligi läbi, jah. tiip, jah. see oli tõesti. kurat, see oli parim episood vist või? mis kunagi salvestatud.